Olen naine, Eesti lipud. Seksianulisus on ka minul välimuses. Elan siin ilma riieteta. Mida sitta? Elan siin ilma riieteta. Kalle, tee talle donation, et ta saaks riided omale selga osta. Oi, plää, elan siin ilma riieteta. No ma ei tea, kuidas sa siin Eestis ilma riieteta hakkama saad ikka täitsa perses. Oi, plää, raisk, lõpeta ära, raisk. Oi, plää, siis ma tead nupud jälle kohe vajutada. Obviously. Klook kindlasti on. Ja suuremas võib-olla vajutakse kogemata nende linkidele. Oi, issand. Kallis sõber. Jälle see. Oi, plää. See pull. Kuule, ma olen seda pilti vaadanud, see pull. Mis asi see on? See ei ole setup. See ei ole setup. See on prügi. Sõbrad, ma räägin teile, kuidas teha pilti. Nagu ma räägin teile, tahate ma näitan teile hea setupi pildi. Vaadake nüüd, vaadake kõik ekraanile, kes praegu kavatsevad teha pilti või näidata oma setupit. Vaadake ekraanile. Vot see on hea setupi pilt. See isegi ei pea olema nii lähedalt. See võiks olla siukse point of view'ga. Et sa näed nagu tooli, nurga ja natukene ämbit nagu. Jah, vähemalt on külmkappali. Ja ei, Kerli muidugi, kindlasti. Aga ma lihtsalt räägin, et selline võiks olla siuke ideaalne. Isegi selline, kui oleks selline nurk, et sa näed nagu siukest head üldpilti, vaata, siuke zoom on nagu hea, mulle meeldib. Olen ka kuulnud seda, et kui naised kuulevad madalat häält, siis neil mingi hakkab kassima ära. Võib-olla seal on mingi seos sellega, et nende isa ütles neile karmilt ja neile meeldib see daddy issue nagu. Pole mingi daddy issue. Ei no see peab olema daddy issue. See on nagu see teema, et sul oli kunagi isa, kes sind õpetas, ütles karmilt, et Liisu, korista tuba ära. Siis ta mingi jäi meelde nagu ja siis kui tal on nagu mees, kes ütleb Liisu, kööra peppu ette, siis ta mingi oh my god, suuda seda kontrollida. Karmilt sa nüüd kehtest. Ei, ma arvan, et seal on ikka mingi seos selle kõigega. Talle meeldis võib-olla meeldis, kuidas issi talle karmilt ütles, vaata. Ja nüüd tal on oma mees, kes ütleb Liisu, pööra peppu ette. Mida? Lähme siin sealt vaatame edasi või? Ma arvan, et siin on nagu seotud see teema, et mingi siuke karm isalik käitumine ja karm siuke tunne, kui mees tuleb madala häälega ütleb Liisu, käärab persa ette. Nüüd ma hakkad tegema suga tegusid, kurat. Tere! Vaatasin, et oled mu sõber. Muide, annan teada, olen vaba ja mulle meeldib seks. Kas sa tahad minusugust ulakat ema keppida? Võtke minuga esimesel võimalusel ühendust. See on mingi 20 kas mingi naisterahvale ka saadetakse niisugused? On keegi chatisse? Mingi naisterahvas, kellest saab ka niisugused lolli asju või? Oi, plee. Täitsa perses lihtsalt. Nagu mingi aeg. Nagu ma võin ausalt öelda, üleeile ma nägin täiega erootilist unenägu. Üleeile ma nägin räiget kebo unenägu ju. Ja kusjuures ei olnud ainult Kerliga, vaid ma nägin sellist unenägu. Kerli ei ole üleval, ärge talle rääkige. Aga ma nägin põhimõtteliselt sellist unenägu, kus ma olin, me tegime Kerliga kolmikuid, kuidas seda öeldakse. Me tegime kolmekaid ja mis oli kõige haigem selle unenägu juures? Oli see, et meil oli järjekord inimesi. Meil oli järjekord inimesi ja nagu inimesed olid järjekorras ja siis me ükshaaval tegime nende kõigiga kolmekat. Aga see oli üleeile. Jah, subscriberitist ja nagu täiesti haige lihtsalt, oli täiesti retarded. Mingisugune, ma ei tea, nagu ma ei mäleta, nagu see oli nii imelik unenägu. Me olime nagu meie enda kodus ja meie nagu, siin minu juures. Ja ukse taga oli järjekord naisi. Kusjuures mehi ei olnud. Uskuge mitte, mehi ei olnud. Ja nad tulid kõik ükshaaval sisse.
Nad tulid kõik ükshaaval sisse ja siis me tegime nendega kolmekat. Nii järgmine, siis oli nagu mingisugune, nagu mingi poe järjekord ja lihtsalt kõik inimesed tulid ja tegime kolmekat. Nagu mingi seksodraam ja lihtsalt inimesed seisid ukse taga ja tulid ükshaaval sisse. Nagu ma ei tea, mis on fucking kunena.